sinu toitumiskava. Kui sa soovid, sa võid vaadata tulevikku või ka minevikku, aga automaatselt avaneb tänane päev. Iga päev on sul 4 toidukorda. Hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök on sama kaloraažiga. See kaloraaž on sinu isiklik kaloraaž ja see on välja arvutatud sinu parameetrite ja eesmärgi põhjal. Ja vahepala on 2 korda väiksem. Kui sa märgid trenni, siis vahepala on sama suur kui teised toidukorrad. Vaatame nüüd hommikusööki. Oletame, et ma ei taha kodujuustu mantlijahuga süüa ja ma tahaks midagi muud, aga ma ei tea mida. Saan vajutada nuppu Paku uus ja kava pakub retsepte. Kui ma soovin midagi konkreetset otsida, siis vajutan otsingu nuppu ja siin saan otsida nii toidu nimetuse järgi kui ka näiteks toiduainete järgi, mida ma tahaksin süüa. Oletame, et ma tahaksin võiteiba. Mul on sepikut ja skinki ja otsinguga annab mulle 2 retsepti. Munaga ma vist ei taha, võtan selle. Lisan retsepti kavasse. Nüüd, kui ma klikin retsepti peale, see avaneb ja ma võin soovi korral muuta ka toiduaine, mis on retsepti sees. Tomatit mul ei ole kodus, mul on kodus kurki. Siis ma vaatan siit asendustest, värske kurk, suurepärane. Ja kui näete, muutus ka kogus ja see on sellepärast, et FitLab arvutab välja just selle koguse, mis on sinu jaoks vajalik ja õige kaloraažiga. Nüüd, kui see toit on valmis tehtud ära söödud, ma märgin selle sööduks ja võime tagasi minna toitumiskavasse. Toitumiskava vaates saab lisaks ära märkida trenni. Kui ma teen täna trenni, ma märgin trenni tehtuks ja nagu näete, siis vahepala muutus sama suureks kui teised toidukorrad. Lisaks saan märkida tänast kaalu. See pole vajalik iga päev teha, aga lihtsalt see on koht, kus saab seda kiiresti teha. Ja lisaks saan märkida vee joomist.